Silentium ad verbum. Lugupeetud kaasvõitlejad, mõttekaaslased, daamid ja härrad. Täna on Eesti riigi 96. sünnipäev. On neid, kes väidavad, et see ei vasta tõele, kuna vahepeal 45 aastat okupeeris Eestit Nõukogude võim ning seetõttu pole meil õigus nii palju panust oma riigi arvele kirjutada. Tartu Ülikool loodi 1632. aastal, toimis kuni 1710. aastani ja siis taas avati jälle 1802. aastal. Aga kas see tähendab, et see ei ole seesama Tartu Ülikool? Kui Tallinna Reaalkool, mille minu isa lõpetas 1940. aastal 56. lennuga ning nimetati samal aastal ümber teiseks keskkooliks, kas see tähendab seda, et Tallinna Reaalkool ei eksisteerinudki kuni 1990. aastani, mil ta sai tagasi oma esialgse nime? Mis on need näitajad või omadused, mis lubavad hinnata, kas mingi kool, ülikool või riik on lõpetanud eksisteerimise? Kas kooli nime muudetakse või ülikooli uksed suletakse? Kas tähendab see siis, et asutus on kaduma läinud? Kas riigiga on samamoodi? Ja kuidas meie siin ikka täna teame, et Eesti riik saab just nimelt 96-aastaseks? Teame sellepärast, et nii koolid, ülikoolid kui ka riigid koosnevad väärtustest ja tõekspidamistest. Neid ei saa hävitada. Tänane Tartu Ülikool jätkab seda sama teadmiste jänu kustutamismissiooni, mida tundis Tartu Ülikooli esimene rektor Friedrich Barrault. Tallinna Reaalkool kandis edasi neid väärtusi, mida ta on kandnud oma loomisest saadik ka läbi Nõukogude aja. Aga te võite küsida, kuidas mina tean? Minu poeg käib Tallinna Reaalkooli 8. klassis ja ma näen, et vaatamata kõrgetele nõudmistele ja tugevatele konkurentsile aitavad õpilased üksteist, nagu ma kuulsin oma isa koolipõlve lugudest. Nagu mu isa kooli ajal on ka praegu ühtekuuluvustunne uskumatult tugev. See tabamatu reaalkooli vaim ei ole kuhugi kadunud, vaatamata üleelatud Nõukogude ajale. Ükskõikide ja kõik ühe eest ei ole pelgalt reklaami loosung. Ning siis meie Eesti riik. Kuidas sai ta säilida ning kuidas saab ta nüüd 96-aastaseks saada, kui vahepeal valitses Nõukogude võim? Ma vastan, nende väärtuste kaudu, mille keskel kasvasid Eesti aja inimesed ja mida nemad edasi andsid oma lastele ja mis on ka au sees ka tänapäeva Eesti peredes. Neid väärtusi ja tõekspidamisi ei muuda asutuste sulgemised, koolide nime vahetised või riikide okupeerimised. Kas neid väärtusi saab hävitada? Mitte iialgi. Need väärtused ongi see, kuidas teame, et meie taasiseseisvunud Eesti on see sama Eesti, mis loodi aastal 1918. Ja sõbrad, nii me täna teamegi, et pühitseme Eesti Vabariigi 96. aastapäeva. Vivat crescat floriat Estonia in eternum. Verbum exest.